Tere kõigile, minu selja taga on Jerevani keskväljak. Jah, seesama keskväljak, kus mängivad suvel purskkaevud, muusikalised, värvilised purskkaevud. Täna nad vaikivad, on veel veebruar, talv ei ole veel lõppenud. Olen Jerevanis, et osaleda kohtumistel ja juhtida kohtumisi Euroopa Parlamendi, Armeenia parlamendi ja teiste idapartnerlusriikidega. Aga sellest räägin teinekord. Praegu kustutan oma võla ja räägin sellest, mis on juhtunud või mis olid huvitavamad teemad Euroopa Parlamendis eelmistel nädalatel. Ja minu jaoks oli väga huvitav järjekordne Eurobaromeetri uuring. Eurobaromeeter on avaliku arvamuse küsitlus Euroopa Liidus, mida korraldatakse juba 1974. aastast. Ja ka seekord küsiti Euroopa Liidu liikmesriikide kodanikelt, inimestelt, kuidas nad hindavad oma riigi kuulumist Euroopa Liitu. Hea on teada, et 67% eestlastest peavad seda positiivseks, mis on kõrgem kui Euroopa Liidu keskmine, mis jäi 62% peale. Küsiti ka seda, milliste teemadega peaks Euroopa Liit rohkem tegelema. Ja siin mõned erinevused on Euroopa Liidu keskmise ja Eesti vahel. Eestlastele on oluline, et Euroopa Liit tegeleks liikumisvabadusega, uute töökohtade loomisega, aga tegeleks ka rahvusliku identiteedi, kultuuri ja traditsioonide kaitsmisega. Samas Euroopa Liidu keskmine on pigem demokraatia, sõnavabaduse edendamine, aga ka liikumisvabadus ja vaesuse vähendamine. Kus Eesti ja Euroopa Liidu keskmine täiesti langesid ühte, oli see, et Euroopa Liit peab rohkem tegelema tervisekriisidega. Küsitluse teine pool puudutas Euroopa Parlamenti. Ei ole saladus, et Euroopa Parlamendil on Euroopa Liidu kodanike seas positiivne renomee. Seda kinnitas juba eelmisel suvel läbi viidud küsitlus. Seekord küsiti, kas Euroopa Liidul peaks olema suurem roll. Euroopa Liidu keskmine pigem toetas, eestlased toetasid ka, aga mitte nii väga. Ja kus see peamine põhjus on? Kui ma vaatasin teisi küsitlusi ja teisi küsimusi, siis eestlased arvavad, et nende arvamus Euroopa Liidus ei lähe korda. Ei lähe korda Euroopa Parlamendis, ei lähe korda ka Euroopa Liidus. Arvatakse, et Eestit sealt ei kuulata ja Euroopa Parlamendis ei kuulata meie saadikuid. Teine, mis on võib-olla ka natukene erinev Euroopa Liidu keskmisest, oli see, et Euroopa Liidu Euroopa Parlamendist teatakse suhteliselt vähe. Nii et sõbrad, ma pean jätkama oma videotega, ma pean jätkama oma aruteludega, sest jah, ma olen võtnud oma ülesandeks Euroopa Parlamendi parema tutvustamise ja Euroopa Parlamendi parem tegevuse parema inimesteni toomise ja selle parema sidumise meie igapäevase eluga. Aga positiivse noodi peal väga hea on teada, et Eesti inimesed toetavad Euroopa Liitu, toetavad Eesti kuulumist Euroopa Liitu ja selles on nad isegi palju positiivsemad kui Euroopa Liidu keskmine. Mina sellega lõpetan. Edasi räägin juba Armeenias tegemistest, sellest, mida räägitakse kohtumistel parlamendis, millised meeleolud valitsevad Jerevani tänavatel, nii palju kui ma siin inimestega kokku puutun, ja kuidas vaadatakse julgeolekuolukorrale Ukrainas. Sellest juba järgmine kord. Praegu soovin kõigile ilusat õhtut, olge terved ja kohtumiseni!